Ladies and gentlemen, success is not an event. It's a habit. Excellence is not something you stumble upon. It's something you cultivate, something you commit to every single day. If you want to win in life, you must first win the day. Not once in a while, not when you feel like it, but every day. The difference between those who achieve greatness and those who merely exist is found in their daily habits. Excellence is a lifestyle, and it's built brick by brick, choice by choice, habit by habit. You see, life is a series of days. If you waste today, you're setting a pattern. But if you master today, you're setting a precedent. Every day is a small battle in the war of your destiny. The question is, are you showing up to win? Excellence is about making a decision to be disciplined, a decision to keep your word, a decision to do your best even when no one is watching. It's not about being perfect. It's about being consistent. Because consistency compounds. Small disciplines repeated daily lead to massive success over time. The great news? You don't need talent to be excellent. You don't need to be the smartest, the fastest, or the luckiest. What you need is commitment. A commitment to yourself, to your dreams, and to the small, seemingly insignificant choices that add up to an extraordinary life. So, how do you win every day? If you want to live a life of excellence, the first step is knowing what excellence actually looks like for you. Too many people drift through life without a clear standard, without a definition of what success means to them. They wait for someone else to tell them what winning looks like, and as a result, they settle for whatever comes their way. But life doesn't reward the uncertain. Life rewards the clear, the focused, the determined. Excellence isn't a vague idea. It's a specific target. And if you don't define it for yourself, how will you ever reach it? Think about it. What does excellence look like in your work? Is it showing up early, giving your best effort, constantly improving? Or is it just getting by, doing the bare minimum and hoping someone notices? What about in your relationships? Are you striving to be present, to listen, to give your best to the people who matter? Or are you letting distractions pull you away? Excellence in health. Are you taking care of yourself, fueling your body with the right things, moving daily? Or are you putting it off, hoping to fix things later? See, when you define what excellence looks like in every area of your life, decisions become easier. There's no guesswork. When the alarm goes off in the morning, you don't debate whether to hit snooze. You've already decided that excellence means getting up and taking charge of your day. When an opportunity to cut corners comes, you don't hesitate. You've already committed to doing things the right way, not the easy way. Excellence is a decision before it becomes a habit, and it's personal. It's not about comparing yourself to others, trying to meet someone else's standard. It's about setting a high bar for yourself and holding yourself to it. It's about asking, am I doing my best? Am I growing? Am I becoming more than I was yesterday? Because when you set a clear standard for yourself, when you know exactly what excellence looks like in your life, you give yourself a roadmap. And when you have a roadmap, you don't waste time wandering. You move with purpose. You make progress. And that's how you win. One day at a time. How you start the day sets the tone for everything that follows. Too many people wake up and let the day happen to them. They roll out of bed, check their phones, scroll through distractions, and before they know it, half the morning is gone and they're already behind. That's not how winners operate. Winners don't start their day by reacting. They start by leading. If you want to create a life of excellence, you have to take control of your mornings. The first moments of the day are powerful. They determine your mindset, your energy, your focus. If you wake up without a plan, without a purpose, you'll find yourself drifting. And drifting leads nowhere. You don't need to wake up and feel ready. You just need to wake up and get moving. Purpose isn't about waiting for motivation. It's about deciding what matters most and acting on it. When you get up with intention, with a clear reason to move forward, you create momentum. And momentum is what carries you through the challenges, the distractions, the moments of doubt. No nii, saame alustada. Õppekõned on siis, andke ka märku, kas mind on näha kuulda. Et õppekõned on siis selleks perioodiks hetkel siis möödas läbi ja liigume edasi siis nii-öelda terve kuu aega Q&A kõnedega, kus siis saame kas või samu teemasid edasi-tagasi uuesti läbi põrgatada, läbi mängida, läbi küsitleda, vastata. Et ootan teie küsimusi
pange enda küsimused, ärge kartke neid küsida ja leiame koos siis teie küsimustele vastuse, et selgemat pilti anda. Et Q&A kõnede mõte siis on teiepoolne initsiatiiv, et teie küsite, mina proovin omalt poolt anda siis nii võimalikult täpse ja detailse vastuse, kui vähegi võimalik, et pilt saaks selgeks. Ja need küsimused võivad olla ükskõik mis suunas, mis vallas, on ta siis tehniline pool, kauplemine või on ta üldse mindset. Et mis iganes küsimused teil pähe tulevad, olge julged, küsige, et võite siia üldchati panna ja peaks olema ka, vaatan korra üle, praegu sinna näitagi, eraldi küsimuste chat ei ole. Jah, siis pange üldchati. Võite kas või anonüümselt panna, ehk direct message'i kaudu. Et kui te tahate, kõik teised nii-öelda siis teie nime näeksid. Aga küsige. Et niimoodi saame edasi liikuda. Vaatan vahepeal siis, kui mõtlete küsimusi, võtate, kogute julgust, siis vaatan vahepeal nii-öelda toimub päevale, esmaspäevane päev, et siis vaadata üle, et kuhu poole turg meil liikumas on ja kuhu ta liikunud on. Et weekly overviews märkasin ära ka siis erinevad alad, liikumised, ootused, kuhu poole turg liikuda võiks, kuhu poole dollari indeks võiks liikuda. Ja dollar on nüüd teinud siin nii-öelda selle esimese mudeli, siis esimese nii-öelda selle liikumise ära. Et tuldi, avaneti natuke allapool ja tehti see tõus siia üles siis 4 tunni supply demand alasse, siis dollari indeksi graafikul. Ootaks veel homset päeva siin mängima, ehk et turg siin alas mängiks, läheks võib-olla nõks kõrgemale isegi, on okei kollast välja, kuid edasine ootus siin oleks siis kas homse või kolmapäevase päeva jooksul, et turg tuleks siis allapoole, et pööraks ennast ringi ja tuleks, teeks siis selle vasaku jala osas, teeks siis selle nii-öelda retracementi tagasitõmbe ära. Vaatame korra Fiboga siia peale. Siin on isegi jõudnud 50%-ni, ehk et siin vaadates praegu seda pilti nüüd 4 tunni graafikul, et turg ei pruugigi võib-olla enda allatõmmet, kui siit üles minnakse, ei pruugi allatõmmet nii sügavale teha. Sest siin on juba 50% peale jõutud, isegi allapoole. Et turg võib siit vabalt liikuda veel siis üles ära, ootaks mingisugust pullbacki ja siis siit edasi. Ehk et suure tõenäosusega siis ootaks NFP-d, et NFP ootus on dollarile pigem positiivne, et ootaks dollarit siis liikuma ülesse ja et tehtaks siis suurem tagasitõmme siin selle liikumise osas. Et turg tuleks siis siin selle 50% jooneni, ideaalis jooks siia weekly supply demand alasse sisse ja ka nii-öelda turustruktuuri perspektiivis siia küünla põhjadeni, et turu liikumine oleks siis terviklik. Et sinnamaani ootaks siis selle nädala kohtumist. Et siin on päris agressiivne tõus olnud. Ise hommikul võtsin ka mõned tehingud siis. On need siia peale joonistatud. Zoomin natuke välja. Et olime siin üleval alas, kus siis 15 minuti peal meil turg hakkas printima downtrendi signaali. Tehti suurem pullback ja ootaks siit nüüd edasi langust, et turg langaks veel allapoole. Miks? Sest siin allpool on meil siin punktis ka on päris hea likviidsus kogunenud ja kõik need supply demand alad, mis on siin nii-öelda ostupoole supply demand alad, kõik need on magnetid turul. Need on samamoodi likviidsus. Et need on magnetid turul, mille poolest turg liigub, suuremad tegijad, suuremad kauplejad, siis sinna poole liiguvad, et saada endale siis neid ostupositsioone, et kui turg tuleb siit alla, mis iganes kujul, on piisavalt positsioone vabastatud, et siit
panna enda positsioonid sisse ja suruda turgu siis ülesse. Kas ta nüüd siit tippu ära võtab, see on ise küsimus, aga et kui siit langus toimub, siis samamoodi vähemalt 50% peale ootaks seda tagasi tõmmata. Ideaalis siis rohkem, et tuldaks kohtumisse. Et see oleks nii-öelda ootus. Ja tänase päeva nii-öelda siis tehingud on need 2 tehingut, sai suhteliselt mahlase koha pealt nii-öelda sisenetud ja kasutan ise siis supply demand teooriat, et see on üks minu lemmik teooria, strateegia, et olen ka ära märkinud, siin siis viimane supply demand küünal, enne siis langust, siit toimus langus, väike konsolideerumine, siin Londoni alguses, siis tuli London, haarati Aasia pealt likviidsus ja kui see käes, siis minnakse sihtima Aasia põhja ja siin samas lähedal oli ka New Yorgi põhi. Lisaks sellele, et Aasia tipp saadi kätte ja meil siin Aasia põhjalikviidsus ja New Yorgi põhjalikviidsus, lisaks nendele on meil siin ka veel double bottom, siin isegi triple bottom. Ehk et väga-väga magus likviidsus, mida siis püüdma minna, mis lausa tirib turgu enda poole. Ja see oli nii-öelda see maksimum siht ka siin, mille pealt siis turg napilt üle käis, enne kui siis see tagasipööre tehti. Ja siit nii-öelda viki tipust, viki põhjani, siis turg tuli liikus alla. Tagasitõmme ootus on alati vähemalt 50%-ni või siis golden zone. Golden zone on meil siin. Ja turg tuli ilusti golden zone sisse ja uus nii-öelda siis start anti. Ja seal golden zone'is, kui kasutada Fibo, siis enda kinnitustööriistana, zoomida siia sisse lähemale, siis esimene supply demand, tegin ta 5 minuti graafikul siis natukene täpsemaks, on siin. Muidu oleks nii-öelda see 15 minuti supply demand ala, kõik siit see, kuni ülemise vikini, too oleks liiga suur ala. Ja ootasin turgu siia sisse ja see 1 minuti pealt vaadata, mida turg siin prindib, maha jätab ja siit siis nii-öelda tehingusse minna. Ja sai siin nii-öelda selle teise lainega kaasa. Ja nüüd ootaks turgu tegema jälle enda pullbacki, nüüd siis siit selle tipu ja selle põhja vahel. Fibo peale panna, vikist vikini, siis ootaks turgu tulema vähemalt 50%-ni. Siit võib-olla ei pruugigi siia üles alasse välja jõuda, kuna meil eelmine struktuuri põhi on ka siin 50% juures. Kuid minu nii-öelda ala on seal ja ootan sealt siis selle tehingu kohta. Supply demand on ka meil tekkinud siia, kuid siit ma tehingut võtta ei taha, sest see jääb allapoole 50%. Ehk et siit selles jalas ei ole väga palju seda ruumi. Et kui siit kuskilt tehing sisse võtta, stopp võib-olla kuskil ülesse, siis jah, 1-2 annaks siit välja mängida, võib-olla natuke peale, aga ei ole seda nii-öelda siis suurt liikumisruumi. Ja on just magus likviidsus siis äsja siit ka ära korjatud. Et need siis nii-öelda need tänased liikumised. Nii, vaatan vahepeal on chati, keegi julgenud kirjutada. Mis oleks parim aeg skalpimiseks EUR ja GBP? 9-10-30. Jah, see oleks parim aeg, et kui skalpida, siis täpselt samamoodi märkida välja, oleneb mis teie confirmation'id on, mis teie kinnitused on. Mina kasutan supply demand'i lisaks turustruktuurile, et supply demand on minu nii-öelda siis poi jala kinnitus, et kui teha siin päeva sees kauplemisi 5 minutit, kui pean vajalikuks, siis 5 minuti peal teen need alad täpsemaks, märgin ära siis võib-olla täpsemalt need küünlad, et 15 minuti peal oleks muidu ala siuke, siis 5 minuti peal saan ta siukseks. Et kui 5 minuti pilt mul siis ka midagi etemat just kui konkreetsemalt siis ei anna.
ja seal alad täpsemaks ja sealt edasi ülejäänud vaatlus toimub kõik siis 1 minuti graafikul. Kui turg on jõudnud siis meie huvialasse. Pidades silmas ka siis suuremat pilti, ehk et meil on siin vasakul punane kast on Aasia ja Aasia peal on likviidsus, mida siis London jahtima läheb. Eriti arvestades seda, siis kui suur meil see Aasia nii-öelda range on ja kus siis, kus siin kell 9 on, et mina hakkan nõksan 9 vaatama, kell 9 minu jaoks on nii-öelda tähtis aeg, et kus siis kella 9 siin turg omadega paikneb, turg oli kell 9 siin maal, ehk et turul on lihtsam liikuda siit ülesse, korjata ära siit ülevalt likviidsus, kui et hakata siit hommikul kohe nüüd suruma ennast allapoole, et võtta see põhi ära. Et liigutakse siis nüüd lihtsama likviidsuse poole. Loomulikult ei ole 100% see alati, esineb manipulatsiooni, on suuri uudiseid teinekord hästi vara hommikul ka, aga nii-öelda see praktika või see mõtteviis on siis aidanud ja toitnud päris hästi. Et kella 9 alates vaatan mina, siis on nii-öelda see Frankfurt Open ja London avaneb siis, kus ta siin meil täpselt on, siin punktis umbes. London avaneb 10, ehk et siit see vahemik on Frankfurt Open ja siit siis nii-öelda hakkab Londoni liikumine. London võttis ära siis Frankfurdi nii-öelda tipu, lisaks Aasia üleüldisi tipu ja kui see käes, siis hakkab liikuma allapoole. Ja huvitab siis hinna käitumine, hinna liikumine siin nii-öelda selles poi-alas. Et näha siin siis turu käitumist, turu liikumist. 1 minuti nii-öelda pilt, kui silmaga raske eristada võib-olla, siis panna joongraafik peale, et näha joongraafikul nii-öelda seda liikumist, kus siis turg liikunud on üles alla, ehk higher high, higher low, higher high, higher low, väike siseliikumine, esimene nii-öelda lõhkumine natukene alla poole, lower high ja siit siis turg hakkas liikuma veel allapoole, külgsuunane liikumine ja üks tõmme veel siis ülesse. Ehk et see üks tõmme ülesse ongi nüüd see üks lisakinnitus siis tehingu tarbeks. Kui just siit varasemalt sisse saan, aga 1 minuti peal ka, siis ootan just siin huvialas, selles poi-alas, tahan näha siis müüjate agressiooni. Et müüjad astuksid siin, kui ma ootan siis allapoole liikumist, et müüjad astuksid rohkem agressiivsemalt pilti. Et näha nende siis käitumist. Iga tehing on risk, kõik tehingud ei pruugi minna nii, nagu me ootame, ja kauplemises tõenäosusi, ja siin need tõenäosused on siis nüüd välja mänginud. Et lisakinnitused asjad ka olemas, 1 minuti peal siin tekkis ka hammerhead, ta oleks võinud tekkida rohkem tipu pool, aga rohkem toda ei olnud, et see hammerhead on ka siis üks süke hea ütleme siis küünla muster, mida jälgida. Et kuidas nimetada, kas siis hammerhead või siis shooting star, ehk et saba üleval ja saba all, on ta siis haamer ühtepidi, haamer teistpidi, kuidas keegi parasjagu enda jaoks tõlgendab, aga see on üks hea signaal siis emba-kumba turu poole suuremalt pilti tulekuks. Ja siit nii-öelda see kinnitus siis 1 minuti peal tuli ja sai sihtida siis siia põhja, ehk kus siis see nii-öelda triple bottom, võiks öelda, siin vasakul on veel üks põhi samal tasemel, et turg seda püüdma tuleks. Ja turg selle nii-öelda tuli, võttis siis ilusti ära. Ja 15 minuti peal järgmine huviala, jälle sama teema, siis et oodata kinnitust. Ja siin tekkis siis see nii nimetatud hammerhead ka 1 minuti peal, jälgides ka turu liikumist, müüjate agressioon ilusti pildis, ostjad on siin proovinud suruda, kõrgemale enam läinud, päris siia supply demand 1 minuti omasse sisse veel ei jõutud ja siis tekkis hammerhead muster ja nüüd jõutigi siia supply demand sisse. Et see oli nii-öelda kinnitus minu jaoks piisav ja siit sai järgmine tehing sisse pandud. Stop lossid on väga väikesed, kui siin vaadata.
8 pippi, 7 pippi, et umbes sinna kanti need jäävad. Üldjuhul niuke keskmine stop loss minul, kui ma niukest päevakauplemist, skalpimist, mis venib päeva peale välja, siis ma ei pane teda järgmisel minutil paaril kinni, vaid lasen tehingul joosta, vaadates järgmise punkte, kuhu maani ta minna võib. Et siis stop lossi suurus jääb mul sinna 5-9 pipi vahemikku. Et kui vaadata selliseid väiksemaid tehinguid. Sama nii-öelda ka siin siis. Et siin ka 8 pipi on stop loss. Ja kui turg liigub üle sellest punktist, siis siin tehingus ei tahaks olla niikuinii. Ehk et oodata ära, mida turg teeb, kui ta siia alasse jõuab, mis signaale meil siin annab, kas käib üleval ära, 15 minuti peal on ta siis vikk ainult, aga näha siin 1 minuti peal siis seda käitumist. Ja kui on piisav nii-öelda kinnitus olemas, siis minna kuskil sinna alas tehingusse, siis ootuses, et turg nüüd siit allapoole kukub. Kuna siis 15 minuti pilt on downtrendi suunas. Nii, vaatan korra chatis oli veel paar küsimust. Aga jah, kellaaegade suhtes ütleks niuke, jah, see 9-10 seal vahemikus. Et kui närv vastu ei pea, siis oodata see 15 minutit ära, kui kauplete näiteks Londoni sessiooni, oodata see 15 minutit Londoni sessiooni algust ära. Et las turg mängib ennast natukene välja. Võib-olla 20 minutit isegi. Et 10-15, 10-20, et oodata sinna ajani, las see turg mängib ära ja siis vaadata, mida turg on teinud, kuhu pool liikunud ja võimalusel minna siis tehingusse kaasa. Et see on üks aeg, lõunaaegas ma ei soovita. Et siin ka kell 1 siis turg jõudus põhja, väike peatumine ja tehti pullback ehk tagasi tõmme ülesse. Lõunaaegas siis inimesed lähevad lõunale, väike paus, turg natukene taastub, teised osalised siis võib-olla kasutavad seda ära ja enne New Yorgi algust koos siis New Yorgi algusega siin kell 3 siis uus nii-öelda laine peal ehk pandi positsiooni juurde ja turg sai siit kukkuda veel alla poole. Ehk et kui kaubelda Londoni sessiooni, siis niuke 9-10 sinna ajavahemikku on hea aeg vaadata graafikuid. Ja kui London Openit eriti kaubelda, siis oodata see esimene 15-20 minutit ära. Sama kehtib ka siis New Yorgi sessiooniga. New Yorgi sessiooni all üldjuhul tulevad siis peale New Yorgi avanemist pool tundi hiljem tulevad suured uudised, et seal võib-olla tasuks siis oodata natukene kauem, et lasta need uudised mööda ja siis liikuda. Et kui just enne uudised ei ole saadud hea positsiooni pealt sisse, ehk et ütleme nagu siin, et kella 3-st said võib-olla hea positsiooni pealt sisse, siin oleks siis kella 2-st kuni kella 3-ni oleks siuke märgiline kellaaeg, et millal turge jälgida. Et Londoni sessiooni kauplejad tulevad nüüd lõunalt tagasi, panevad positsioone kinni või lisavad juurde ja New York just avaneb ka, et kella 2-st kella 3-ni, et oleks niuke hea aeg. Ja kui on hea positsioon sees, kuni siis siia 15.30-ni, 15.30 küünal on siis siin. Ja kui turg on liikunud meil kuskil siia maale, siis on väga hästi saate enda stop lossi tuua break-evenisse. Ehk et olete 0 mängus sees. Kui peaks nüüd tulema siin 14 või 15.30, peaks tulema siis mingi mõjus uudis, mis pops, teeb mingi sükse lükke. Et siis olete vähemalt nii-öelda ohutuskohas. Et täpselt 14.30 ma ei soovita kindlasti siis, või 15.30, et uudiste ajal ma ei soovitaks, eriti kui olete teekonna alguses, ma ei soovitaks siis tehinguid panna. Aga need oleks niisugused kindlad kellaajad. Vaatan, ma panen võib-olla Forex chati, ma otsin mul on üles märgitud ka, et millal on siis see London Open aeg, et millal oleks hea aeg nii-öelda vaadata graafikuid, siis seal vahepeal tuleb New York Open ja peale New York Openit, põhimõtteliselt kohe peale New York Openit tuleb London Close.
Ehk et Londoni omad siis hakkavad enda tehingut sulgema, enda päeva lõpetama. Et tuleb see London close, et millal see aeg siis on. Ja õhtu lõpuks siis New York close. Et ma katsun need kellaajad leida, ma panen Forex chati siis, et sealt on näha. Nii, vaatan järgmise. Kui turgeni on supply, demand või fair value gap huvialasse, siis milliseid lisakinnitusi ootad, et võtta tehing? Rääkisin sellest just üle ka. Et kui näiteks 15 minuti alas on turg sees, võtame siit selle ülemise tehingu näiteks. Et kui 15 minuti ala sees on tehing olemas, kui on graafikut raske lugeda, soovitan joon graafik, et näha siis hiljutisem liikumised üles, alla, üles, alla. Ehk et meie eelmine märgiline punkt on siin ja nüüd uus tipp. Kõik, mis jääb siia vahemikku, on siis siseliikumine nii-öelda. Turg siin tegi siseliikumise, equal low, ülesse, tekkis potentsiaalne lower high. Esimene nii-öelda kinnitus. See, millest ma ennem siis ka nii-öelda rääkisin. Esimene potentsiaalne kinnitus, tekkis lower high. Nüüd on ootus see, et turg murraks siit põhjast ja ka siit. Üleüldiselt siis läbi ja ootaks pullbacki. Lisaks sellele saab siis lisakinnitusena, mida turg alati ei pruugi täita. Saate märkida enda siis huvialad. Ehk et kasutades võib-olla sama siis kontseptsiooni, supply demand, saate märkida enda supply demandi, kuhu turgu oodata. Või oodata mingit siis küünlaformatsiooni. Või kasutada siis Fibonacci't. Ja turg tegi enda pullbacki, see on meie potentsiaalne lower high, ehk et turustruktuuris on muutus algus. Ja turg siit vaikselt sulas allapoole. See siin ei ole pullback. Juhin selle tähelepanu. See ei ole pullback. Et siin see punane jutt, see on kõik üks liikumine. Pullback tekkis siin. Ja liiguti nüüd allapoole, purustati siit 1 minuti peal. Nüüd on tekkinud siis teine kinnituse juurde, purustati põhi, et struktuurisuuna muutus on kinnituse leidnud, siis samamoodi potentsiaalselt, et tõenäoliselt probability nii-öelda, et on murtud struktuuri allapoole ja nüüd on meil see vahemik, kus me saame siis rakendada näiteks Fibo. Paneme küünlad tagasi peale ja teine kinnitus, et lõpuks leida entry, kui on supply demand näiteks kasutada seda, on liiga kõrgel, võib-olla turg ei tule sinna sisse, näes eriti veel võib-olla siin siseliikumises just sükest vikki, mis on siin supply demandis käinud. See supply demand on kasutatud, aga nii-öelda seda pullbacki siis ootaks. Nii, vale tööriist oli. Fibo nende kahe vahele ja kinnituspunkt siis 50% joon. Või siis võtta siit üleval poolt golden zone. Väga paljudel juhtudel turg tuleb siia sisse. Et näiteks see võiks olla siis lisakinnitus. Kas golden zone või Fibo siis 50 ala. Ütleme, et on näiteks golden zone, enteri siia, stop loss läheks siia sammuse tipu peale. Kuna see tipp on just käinud siis ka Aasia tippu ära võtmas, see on kõige kõrgem hinnatipp ja kui see purustatakse, siis turg läheb niikuinii kõrgemale ülesse. Siis ma ei tahaks olla niikuinii enam üheski müügitehingus sees. Ehk et stop loss sinna tipu peale, see on maksimum. Esimene signaal on see, kui turg murrab siit üle, et turg võib minna kõrgemale, et kauplemise tõenäosusi. Ja siis nii-öelda eesmärgi suunas, et siit seda liikumist veel loomulikult olnud ei olnud. Saate panna siit TP1 näiteks siia või siis 1-2 on teil TP1, põhimõtteliselt ongi 1-2 natuke peale. Ja suurem siht siis vaadates, mida meil on turg maha jätnud, kus meil on suuremad likviidsused, järgmised nii-öelda supply demandid, on meil siin 15 minuti supply demand, järgmine target võib olla siin, ala algusesse siis 1-3 juba restore ward ja üleüldine suurem siht siis siia triple bottomisse. Ehk et see on nii-öelda kõige kaugem siht, kus mul see tehing käi, ja selle siis siia põhja, et turg murraks selle ära. Ja peaaegu nüüd 1-6, 5,79 siis. Et leides see
lisakinnitus siis. Ja teine lisakinnitus, mida ma ka jälgin, kui turg on jõudnud teie alasse, on siis nii-öelda see hammerhead, hammerstick ehk et haamriküünal. Ehk meil on siin väike haamri pea ja siis on haamri saba. Ehk et nii-öelda tagurpidi haamer või shooting star, kuidas keegi nimetab. Põhimõte 1. Ja tuli ka siis siia supply demand alasse sisse. Nii kui see hammerhead on tekkinud, sulgunud, saab siia panna tehingu. Ehk kui see on nii-öelda lukus, järgmine küünal hakkab avanema, siis kohe saab siia tehingu panna. Stop loss, mitte kaugemale kui siia selle tipu peale, sest oleme juba siin supply demandis sees ja turg nii-öelda siis, kui siit kõrgem läheb, siis ta jätkab nii ronimist. Kui kartad siia panna, tahate jätta rohkem hingamisruumi, stop lossi väärtus, mõtlen just rahalist väärtus, see peab tal olema sama, mis te olete siis endal paika pannud. See summa, millega te tahate riskida. Kas see stop loss on 3,5 pippi näiteks siin või on ta siis, ütleme siin, kadusin pildist ära, on ta siin, ütleme siis näiteks 5 pippi, siis see rahaline väärtus stop lossil peab olema see, millega te olete planeerinud siis siia tehingusse minna. See rahaline väärtus ei tohi muutuda. Et kui teil siin on näiteks 3,5 ja nüüd panete 5 peale, et ütleme 3,5 juures oli teil näiteks seal stop lossi väärtus, ütleme $50 või eurot ja nüüd panete sinna 5 pipi peale, et siis ta on juba seal rohkem mingisugune 60-70 eurot, et seda ei tohiks olla. Stop lossi väärtus peab teil jääma paika. Et see on ka põhjus, miks mina ei kasuta fikseeritud lotti. Eriti kui mul stop loss ei ole siis konstantne kogu aeg. Ja panin Forex chati ka, panin siis video. Peaks teise veel panema, mul üks video on veel, kus ma siis näitan ära, kuidas MetaTrader 5 või MetaTrader 5 abil, siis pending orderi kootel tehingu abil panna paika enda lot suurus. Selle summaga, millega te planeerite siis riskida. Ma postitan sellega pärast siis, panen endal kanalisse ülesse ja postitan pärast siis Forex chati selle ka. Et siis tuleb 2 videot täna. Et kes ei tea ja kes ei oska ise kalkuleerida või ei taha neid kalkulatsioone või kalkulaator kasutades, MetaTrader 5 enda äpp on piisavalt hea selleks, et aru saada, mis peaks olema teie lot siis teie fikseeritud summa puhul. Lot võib muutuda, summa ei tohiks. Et panen selle ülesse. Aga teine kinnitus, näiteks hammerhead. Et oodata see haamri kinnitust, kui too on tekkinud, siis võib oodata peale seda suuremat nii-öelda hüpet, liikumist ja siin siis tulid müüjad agressiivsemalt mängu. Et need on siis nii-öelda, olid need 2 lisakinnitust tänastel nendel 2 tehingul. Nii, vaatan edasi. Turu avanemise aeg on parim, sest siis on turu liikumised kõige suuremad. Just on, jah, Kaido lõige, et turu avanemise aeg on parim, kuid turu avanemise ajad võivad olla ka siis petlikud. Ehk et püütaksegi seda likviidsust. Tuleme siin 1 minuti peale tagasi. Resetime korra ära. Ehk et püütakse likviidsust. Ja kui te unustate ära, selle tagasi, kui te unustate ära siis näiteks eelmise sessiooni ja et eelmise sessiooni peal on ka likviidsus ja MetaTrader 5 või mis iganes MetaTrader äpis, teil ei ole alasid välja märgitud ja on trading view ja juhuslikult vaatate telefoni või on teil arvutis siis MetaTrader. Seal alasid ei ole ja unustate võib-olla kogu selle eelneva info. Ja nüüd, kui turg avaneb, zoomime siia sisse. Nüüd, kui turg avaneb, kell 9 on siin, Frankfurt, siit hakkab turg mängima ja liigub ülesse. Näete võib-olla siit vasakult ka mingit pilti, siis seal MetaTrader äpis, et jah, turg tuli, liikus alla ja nüüd liikus üles, et oi, ta on siit murnud välja. Ta on siit välja murnud. Ja lasete turul mängida, turg mängib, möllab siin, agressiivne, just ka agressiivne nii-öelda pullilüke, turg liigub ülesse
jälle karud mängisid ja nüüd siin turu avanemine hopsti enne kella 10 pullilüke ja nüüd väike pullback siin kella 10 küünla peal. Siin selle langev küünla peal siis. Et vaatate siin, et turg liigub ülesse ja võite saada vale signaali, kui olete unustanud ära kogu eelnev info. Vaatate, turg läheb ja panete siia enda ostutehingu sisse. Panete võib-olla see ostu sisse, stop loss ka turvalisse kohta enam ja miinimum võib-olla teil on 1-2. Sihite 1-2 või siis järgmist struktuuri kuskil ja turg siin vaevalt jõudis siis üle 1-1 positsiooni. Ehk et tehti see nii-öelda esimene lollitus turu avanemisega, mis kõik vaatavad, mida turg on teinud, lollitid välja ja nüüd siis tuli see päris lüke. Põmm. Säte stop lossi ja nüüd ei tea enam, kuhu poole turg läheb, mida teeb. Nüüd enam julge tehingut võtta, et suur pilt ununenud. Et kohe päris avanemise aegas ma ei soovitaks. Hea kui on positsioon varem sees, aga kohe avanemise aegas ma ei soovita. Et sellepärast ongi, et laske turul välja mängida. Nagu siin kella 10 avanemine, turg mängis, tuli üles, 10.22 on kell siin. Esimene potentsiaalne lower high ja nüüd, kui see aeg on möödas, see 10.15, 10.20, esimene 15-20 minut turu avanemisest, nüüd turg natukene liigub. Tekib tunne, et olete maha jäänud turu liikumisest. Ei ole. Turg mängib ja tuli üks tagasi tõmme veel siia. Ja nüüd on see reaalne nii-öelda siis koht, kust minna sisse. Põmm. Märkides, nähes ära siis ka seda eelnevat pilti, et kust on likviidsus võetud ja kus pool on alles ja kus on ka meie siis suurem huviala. Et mitte unustada ära seda suure pildi vaadet siis. Nii, vaatame allapoole. Miks märkisid nädala ülevaates selle tipu ülemiseks tipuks? See on pildiga pand, aga vaatame korra. Nii, vaatan korra seda pilti. USD JPY. Daily graafikul. Nii, vaatame laati korra. Lähme USD JPY. Põmm. Daily peale. Nii, vaatame siit korra sessioonid maha. Siis on pilt puhtav. Et selle, miks ma märkisin tipuks. See on, jah, kui võtta siit nii-öelda see liikumine, siis suure svingi tipp on siin. Siin on nii-öelda see väike vaheliikumine. Et siin on väike vaheliikumine, siit see uue spurdi sai siis turg alguse, mille käigus siis tehti see struktuuri murdumine allapoole. Kui siia Fibo peale panna, siis tõesti seda nii-öelda siit suures pildis ei näe seda pullbacki. Ehk et turg on nibi-nabi nõunud siia 50-ne. Et niimoodi vaadates jah, ta võib olla, võib mitte olla. Kui vaadata 4 tunni pilti. Nii, kus ta meil siin on? See sama ala. Et see tipp on seal nii-öelda 4 tunni pealt tähtsamaks punktiks märgitud. 4 tunni peal on meil turg siit liikunud. Viimatine, vaatame korra siia. Viimatine kõvem põhi oli siin. Tipp oli siin, turg tuli murdis allapoole, tegi enda pullbacki, murdis allapoole. Tegi enda pullbacki, murdis allapoole. Tegi pullbacki, equal low, murdis allapoole. Ehk et viimatine tipp on meil siin. See, mis ma weekly vaates siis ka välja märkisin. Ja miks? Sest siin selles osas ei ole turg teinud nüüd 50%-ni tagasi tõmmet. Küünlavikkidega on jah, siin kohtumas käidud. Küünlakehad veel ei ole kohtunud. Ehk ülemine nii-öelda punane joon, kui see on näha teil. Ja 50% joon on siin maal. Et turg ei ole teinud 50% peale tagasi tõmmet. Et see on nii-öelda üks peatuspunkt. Üks nii-öelda siis vahestruktuuri tipp,
et selles osas ei ole veel tagasitõmmet toimunud. Järelikult see kõik on üks liikumine. Ja siin saame tõmmata siis Fibo sellest punktist siia põhja ja nüüd on turg teinud siis 50%-ni tagasitõmbe. Ja ootaks turgu tulema natuke kõrgemale, et tuldaks siia punkti siis konkreetsemalt võib-olla natuke välja. Et ühte nükest tõusu ootaksid võib-olla veel. Ja siis potentsiaalselt langusesse, kui turg näitab langemismärki. Kui ei näita, siis suure tõenäosusega liigume siit Golden Zone'i poole edasi. Ehk järgmiste supply-demand alade poole. Et puhtalt võiks öelda, mitte ainuüksi puhtalt, aga tulenevalt kasutades siis Fibonacci't, siis see on see lõik, see jalg, ehk siit see liikumine, mille osas ei olnud 50% tagasitõmmet. Mis tähendab, et see on kõik üks liikumine. Ja nüüd on see tagasitõmme toimunud. Ja see võib toimuda natukene veel kõrgemale ja siis ootaks langust kuskilt punktist. Et see on see põhjus, miks siis weekly vaates, weekly overviews märkisin selle selleks struktuuri tipuks. JPY puhul on ka hea vaadata, kui turg liigub siis ootuspäraselt. Ehk et weekly overviews ka, see märgitud alla ootust alla, siia supply demand alasse, siis ülesse, ideaalis siit ootaks siis alla põrget. See on 15 minuti vaates. Kuid see ei ole garanteeritud, vaid tuleb vaadata, mida turg siis siin alas teeb, kui turg sinna jõuab. Esimene peatuspunkt vastusurvala võib olla meil siin sammusel. Aga hea vaadata sellegi poolest. Ma loodan, Rauno, et vastasin sellele vastusele. Et miks ma selle märkisin siis struktuuripunktiks. Et jälgin pean tähtsaks siis turu liikumise osas just seda 50% nii vähemalt tagasitõmmet. Et turg oleks minu silmis siis terviklik. Kas jälgid ka mõnda YouTube traderit? Kui siis keda? Jälgin. On osad kanalid, kust ka mina olen lisainfot, lisateadmisi ja samamoodi siis enda avastatud leitud teadmistele ka kinnitus saanud. Et ma ei ole ainuke, kes on seda avastanud, kes on toda näinud. Et võid mulle privaatselt kirjutada sellest. Et saan sul jagada neid siis isikuid, keda vaatan, keda jälgin. Et olen nende aastate jooksul siis väga palju. See on tohutu maht, mis videosid asju ma olen läbi vaadanud, läbi sõelunud. Et seda jama on YouTube'is seda on ikka uskumatult palju. Et päris kõva enda filter peab olema, et osata ka sõeluda välja siis ja teha vahet heal ja halval infol. Ja praeguseks on mul jäänud siis mõned kanalid pilti, võib-olla osadest olete kuulnud, võib-olla ka mitte, aga mõned on jäänud pilti, kus siis on minu arvates väga hea, läbipaistev, mis on tähtis ja aus info. Et kõik on ülilihtsasti seletatud ka ja täpselt ise üritan ka mina teha, et seletan. Hästi lihtsalt. Loodan, et see tuleb mul ka välja. Ja muidugi detailselt. MT5 teen täpselt sama, see on kõige lihtsam, et ei osta ümbrisse eriti kui kiirustud. Just täpselt nii, et kasutage ära MT5 rakendust. MetaTrader 4, võt seal ma nüüd ei mäleta, kas seda annab, aga seda õige loti nägemist vastavalt enda valitud riskisummale, seda annab teha ainult mobiiliversioonis. Et arvutiversioonis minu teada seda ei saa, et seda saab ainult mobiiliversioonis.
aga hea seegi. Ja teeb ikka kõvasti lihtsamaks. Natuke paremaks läks ikka, natuke superluks, see on hea. Kõige paremad on need, kui soovitatakse küünla pealt tehinguid võtta vaatamata vasakule, mida turg on teinud. Jah, oma tõde on seal taga ka, loomulikult. Kuid ise, nagu näitasin ka, jälgin ka küünla pilti, aga sinna juurde käib siis kogu eelnev info. Et kus me just parasjagu paikneme, kus see turg on, kus on meie suuremad punktid ja kus me siis nagu siin tänane päev, kus me parasjagu paikneme. Mõõta see välja kas või Fibo tööriistaga. Et kasutada kõiki võimalikke abivahendeid ja vaadata see sisse ka, et mida on meil ka siin turg siis teinud lisaks sellele, kus me paikneme. Ehk et millised liikumised on olnud, kui agressiivsed liikumised on olnud ja kuidas on turg siis selle agressioonile käitunud. Kas tullakse kiiresti üles, kiiresti alla või vastupidi või liigutakse kiiresti ühele poole ja vaikselt taastutakse, ehitatakse. See on märk ka sellest, et siis see sama kiiruse punkt, kus see hüppe algus sai, et see vastu ei pea. Ja täpselt see siis tänase päeva jooksul siin ka juhtunud on. Aga need oleks siis minu ootused, vaatused. Vaatame, saab näha, mida homne päev toob. Hommus päev saab jälgida ja tore oleks näha, kui turg jõuaks enne siis Londoni sessiooni, jõuaks meil siia alasse või ala lähedale. See oleks väga hea. Et see tähendaks seda siis, et kui panna nii, sessioonid peale, siin on meil New York. Aasia hakkab meil siin turg arvatavasti natukene veel ronib. Mis kell meil täpselt Aasia hakkab? Aasia märgistus kella 2. Ja, siin on väga suur tõenäosus, et öösel võib-olla jõuab siia alasse. Kui just turg, siis siin sammusel ei jää niimoodi pikalt siis konsolideeruma. Ja siis Aasia sessiooni ajal eeldusel ja võiks jõuda kuskil siia, Londoniga siis käiks ära, võtaks likviidsuse, saaks tehingu aktiveeritud ja ootaks siit siis allapoole kukkumist. See oleks ideaalne stsenaarium, see oleks see ootus. Kuid me oleme jõudnud ka siia suuremasse supply demands'i, 4 tunni supply demands'i, oleme sisse puutunud, ehk see on kasutatud, üks siis mitmest. Et ootaks turgu veel allapoole langema. Saab näha, mis siis päriselt toimub. Teinekord on natuke creepy või õudne näha turgu liikumas. See alati ei juhtu nii, aga kui see juhtub, siis on tegelikult päris õudne näha turgu liikumas, kui siin turg sulges ja ennustad mingit sükest liikumist ette ja siis süke liikumine toimub. Et see on mõnes mõttes on rõõmu tekitav, aga samas ka aukartust äratav. Enda suhtes, enda jaoks just. Et tekitab mõnetiselt ka niisugust hirmu. Et hakkab tekkima aja jooksul, kui te piisavalt analüüsite, teete backtestite, hakkab tekkima justkui niisugune tunnetus või oskagi võib-olla öelda niisugune ettenägelikkus. Et te näete ette, et kuhu poole turg siis liigub või liikuda võib. Ja see annab ka selle suurem pildi vaate, et siis saate aru, et täitsa pekkis, et kuhu maailm liigub. Et siukseid asju hakkate siis ette nägema, seda suuremat pilti, et silmad justkui iga korraga aina rohkem avanevad. Aga jah, need minu tänased tehingud. Küsige veel. Loodan, et ma olen siiamaani andnud teile piisavalt selged vastused. Need, kes tahab siis kanalite nimekirja, ma siia kõnesse neid kanaleid, mida mina jälgin, siis neid ma siia kõnesse üles rivistaks, et jagan neid siis privaatselt, et kellel huvi on, siis saab küsida otsa.
saab seda Discordis teha või Telegramis, et saan sinna neid siis linke või inimesi nii-öelda panna, et keda jälgida vaadata. Et saab sealt lisainfot. Aitäh, Kaido! Aitäh! Eks ole, nagu Jim Rohni kõnega algus oli, eks ole seda tööd ka tehtud, et kui ikka veedate aega graafikutel, märgite, jälgite live marketit, et kuidas nii-öelda siis kui turud on lahti, et kuidas turg käitub, kuidas avaneb, kuidas küünlad tekivad, millal need tekivad, kuidas uudised käituvad ja kui te olete backtestinud, kasutanud replay nuppu, läinud ajast tagasi erinevatel ajaraamidel, kasutanud erinevaid kontseptsioone, neid läbi mänginud kümneid, sadu kordi või tuhandeid kordi, siis iga korraga hakkab see pilt aina selgemaks minema, teil hakkab endal välja kujunema siis teile meeldivam või sobilikum nii-öelda see kontseptsioon või strateegia ja te hakkate rohkem siis enda analüüse ümber selle siis ehitama. Ja küll tuleb ka see aeg, kus te siis suudate nii-öelda eemal olla või ennast välja sulgeda sellest rohelise karjamaa efektist. Ehk teil tekib ka mingid oma lemmikpaarid. Võib-olla on GBP eur need, võib-olla on hoopis midagi muud, võib-olla on teil eur CAD või AUD NZD. Teil tekivad oma lemmikpaarid. Ja alguses, eriti teekonna alguses, näete kedagi, kes kaupleb kulda võib-olla. Et kulla liikumise, siin jah kuld ei teinud seda alla tõmmet, mida päris oodata oli, väikse tõmbe siin tegi. Tõusu suund on, mina ootan 3200 nendel liikuma. Et näete, võib-olla keegi kaupleb kulda ja postitab ka ja teenib tuhandeid ja te hakkate kulda kauplema, teadmata sellest mitte midagi, olemata seda siis backtestinud, mingid strateegiad selle ümber ehitunud, arendanud, õppinud lisaks sellele veel, et kulla kohta või üldse, mis ta teeb ja kuidas ta käitub, kus ta on. Näete lihtsalt seda rohelist karjamaad ja hakkate kauplema ja mis sealt tuleb, kaotus otsa. Võib-olla mõni võit ka vahest, aga need üsna ruttu pööravad ikka mega suurteks kaotusteks. Ja täpselt samamoodi võib-olla keegi kaupleb SP500, NAS 100, US 30. Teenib tuhandeid, teenib sadu, roheline karjamaa, jälle hüppate sinna, kuni lõpuks siis piisava backtestimise näol, teooriate rakendamist, õppimiste näol, leiate selle oma ja keskendute omale ja tunnete seda siirast rõõmu teiste võidu üle, et see on jumala lahe, et nemad on leidnud endal oma ja see töötab neil. Ja teie leiate oma ja saate tööle selle enda lemmiku, kui te piisavalt aega sinna siis pühendate. Annan endast parimit jõuda nii kaugele kui sina. Palju tööd on teha veel rohkem harjutada backtestid, et leida see enda suund. Ja, eks ilma tööta ei saa. Et minu soovitus on see, keskenduge võib-olla mingiks perioodiks ühele kontseptsioonile. Teate võib-olla enda peas smart money, ICT-d, mis iganes seda strateegiat, suuremat kontseptsiooni. Las too olla. Las too olla. Tehke need põhiasjad selgeks. Turustruktuur, kuidas meil turg liigub. Võib-olla on selleks vaja kasutada joongraafikut. Esialgu. Vaadake joongraafikut. Uurige, vaadake seda. Turustruktuur on kõige alus. Vaadake seda, erinevad ajaraamid. Ja võtke endale üks siis see kontseptsioon, teoreem, on ta supply demand, on ta order block, on ta support resistant, võib-olla mingi psühholoogilised hinnapiirid, nagu siin support resistant juures täpselt siis 29300, on mingi psühholoogilised hinnapiirid, et katsetage, et leiate oma, aga ma soovitan keskenduge siis mitte üheks korraks või üheks päevaks, paariks päevaks, siis näiteks võib-olla ainult order blokile, vaid testige seda pikka aega.
testige seda erinevatel ajaraamidel, testige seda erinevatel paaridel. Sedasi hakkate nägema, kuidas see kontseptsioon töötab, kuidas see teoreem töötab, et saada sellest aru. Turustruktuur muidugi kõige selle alus. Ja kui te tunnete, et ei, see tundub ikka liiga keeruline, et ma ei saa hästi aru, kuidas alati võib-olla seda order blocki välja märkida või millal see order block muutub breaker blockiks või kus asi see hidden order block veel on, et võib-olla liiga keerukas, siis las ta olla. Te olete saanud selle selgeks, teil on jälle teadmise juures, silmad on rohkem lahti, iga korraga te õpite jälle juurde. Ja sealt edasi võib-olla liigute support resistant juurde. Võib-olla üks aeg jõuate supply demandini, ma ei ütle, et supply demand on see holy grail. Et loomulikult teised strateegiad töötavad ka oma mingite nõksudega. Et võib-olla te kasutate üldse supply demand'i kõike neid, võib-olla kasutate väga palju infot on, väga palju infot on. Võib-olla kasutate seda market openit, et nii-öelda kus siin esmaspäev, et kus siis, tuleme siia 5 minutile, et lihtsalt illustreerida korra, paneme siia, kus mul see market open on, siin selle küünl peal. Siin see roheline joon siis näitab market openit. Ja keskendute võib-olla sessioonile, et Londoni sessioon avanes kella 10, liigub market open hinnapiirini. Siin nii-öelda selles kohas algas esmaspäev. Roheline joon on market open, ehk kus siis turg avanes meil nüüd esmaspäeval. Ja kauplete sessiooni põhiselt. Ja turg on liikumas siia poole. Näete võib-olla siin küünalde nii-öelda käitumist, ei mõista võib-olla küünled üksikasjalikult, aga näete küünalde käitumist, teate võib-olla piisavalt seda, et mida siis nii-öelda need vikid ehk sabad või sabade rohkus siis endas näitab, et kas siis müüjad või ostjad kumba poole on siis rohkem turg kaldu. Ja võib-olla panete siit lihtsalt omal tehingu sisse, et turg liigub siia siis turu avanemis hinnapiiri poole. Ja saate võib-olla siit mingi tehingu. Teine asi võib-olla ootate siin turu avanemis hinnapiiri juures. Olenevad siis ajaraamist, ootate siin ja panete võib-olla siit oma tehingu. Et siit turg liigub nii-öelda ootaks allapoole ja panete siia omal müügitehingu ja sõidate siit nii kaua, kui sõita saab. Iga kord, kui turg siia tuleb, jõuab siia, vaatate, et turg liigub ülesse, võib-olla siit jätkub see tõusulaine. Kõigepealt niisugused väga basic, võiks öelda isegi natukene rumalad strateegiad, et hind siia liigub, toimus üles liikumine, jõudis siia market openi alasse ja ilmselt võib-olla liigub siit ülesse poole veel. Paned siit ostutehingu sisse ja sõidad sellegi nii kaua, kui sõita saab. Et liigutades siis stop lossi turule järgi iga mingi natukese aja tagant. Et väga basic. Ja kui turg jälle tuleb tagasi alla, siis jälle sõita teistpidi, et teades võib-olla turustruktuurist juba rohkem, et kus on meil turustruktuuri liikumised siis ja kuhu maani meil turg jõudis. Ja meil on siis market open ja turg liikus siia, et turul ei ole põhjust ülesse minna. Ta andsin market openi hinna juures ja panete võib-olla siit oma müügi, et ei ootegi supply demandi ülesse poole kuskil alasse enam tulema. Ja panete siit endal müügi sisse ja sõidate sellega kaasa. Et need teoreeme, strateegiaid, neid on nii palju kui on inimesi ja erinevaid lähenemisviise. Et neid kõiki annab rakendada siis erinevatel viisidel ja on ka nii-öelda siis, vaatan, kas ma siin leian siukse ilusa punkti. Võib-olla siit isegi saab 5 minuti küünla nii-öelda siis teoreem, et kus nii-öelda viimati on siis turg külgsuunas liikunud 5 minuti ajagraafikul. Märgime siit selle ära. Ehk meil tekib nii-öelda kast. Strateegiad jällegi hästi palju. Kas mul on nii range? Et meil tekib mingi kast ja ootame siis turgu välja murdma ja retestima, et minna siis tehingusse. Turg murdis välja.
kui ta on siin nii-öelda kasti lähedal, ootame siis 5 minuti küünla sulgumist ja ideaalis ka järgmise küünla sulgumist, et minna siis tehingusse. Meil on see 5 minuti kast siin ees. Ja turg tantsib siin ringi ja ei ole sulgunud sellest kastist väga kaugemal. Ikka on siin alas sees. Kuni lõpuks, siis siin nüüd liikus alla ja sulgus. Ja oletegi välja liikunud. Nüüd on see, et kas te ootad turgu, kui siit liikus alla, tegema retesti, et siis minna tehingusse. Retest toimus siis siin. Või kui siit nii-öelda toimus see liikumine, see ei ole väga suur liikumine, siin ta ehmatab võib-olla ära, et see suur langusküünal, või lähete siit nii-öelda tehingusse kaasa. Stop loss võiks siis nii-öelda katta selle fair value cap'i ja saate siit nii-öelda lasta siis turul mängida. Et sõita kaasa. Need reeme, strateegiad, neid on tohutult palju. Aga täpselt nii nagu selles kõnes, nagu igas järgnevas kõnes, terve selle kuu vältel, mida rohkem teie küsite, siis justkui teie juhite selle kõne siis kulgu, siis seda rohkem vastuseid te saate ja seda rohkem kogu seda õpitud, kogutud infot, mida ma olen sealt interneti avarusest igalt poolt leidnud ja siis järgi uurinud, järgi testinud, kas mõnda võib-olla mitte nii põhjalikult, mõnda põhjalikumalt. Et kogu seda infot ma saan teiega jagada ja näidata need erinevad versioonid. Te saate siit võtta need, kas vaadata salvestus, võtta siit need teoreemid, mõtted ja backtestida. Ja võib-olla leiategi enda jaoks selle püha kraali, selle holy graili. Et täitsa pekkis, supply demand mind üldse huvita, kasutangi seda 5 minuti kasti süsteemi ja töötab, põmm. Ja teie edu hakkabki sealt pihta. Me iial ei tea, kus see info tuleb ja milline info tuleb, mis avab meie jaoks siis need nii-öelda külluse väravad, võiks nii öelda. Et see võib tulla jumal teab kust väga hullu koha pealt. Nii, uurin, vaatan, paar küsimust on tulnud. Mul probleeme backtesti tegemisega, panen isegi enda päevaplaani kirja, et teen backtesti kell 9, aga kui see aeg kätte joob, siis miski blokeerib selle tegemist, hakkan hoopis mõnda videot vaatama või muud seesugust. Mida soovitad? Mis kellast sa ärkad? Mirko, küsin seda. Sa võid mikrofoni ka avada, kui tahad. Kui sul soovi on. Kella 6. Okei. Ja seda backtestimist sa teed siis vabadel päevadel. Mitte nii-öelda tööpäevadel, jah. Siis, mis kellast sa tavaliselt tööle lähed, kui sa käid tööl? Oot, siis backtestimist alusta 9, või tähendab 8, mitte 9. Backtestimist alusta 8 või nõks enne seda. Hoia toda rutiini. Sest kui sa 6 ärkad, sul on 3 tundi see vahe, kus sul see nii-öelda see esmane motivatsiooni puhang saab mööda minna ja kus tuleb see esimene nii-öelda rammestus. Mina ärkan hommikul teinekord 5 siin viimasel ajal väga palju. Teadmata põhjusel, olen ka 3:30 ärganud. Aga sinna kella 9, kella 10 aega tuleb meil esimene siuke, kus ütleme siis, esimene energiasööstu justkui nagu langus. See enne lõunane aeg. Lõunast muidugi rääkimata, kui sööte ka veel lõuna ajal. Et siis tekib kohe nagu magama mineku tahtmise aeg. Aga seal tekib see esimene rammestus ja selleks oleks motivatsioon läinud ja kui meil ei ole mingit kindlat rutiini, millest me suudame siis distsiplineeritult ennast ohjeldades, piinlikult ohjeldades, et suudame seda rutiini järgida, siis üldiselt selle aja jooksul mott langeb juba ja me hakkame tegelema mingite mõtetustega. Ja meie tähelepanu ajub.
ja see ei viitsi enam. Et tuua varasemaks, et seal on see osaline rutiin on sees, kui 8 lähed tööle, siis mõistus või keha on nagu sellega harjunud, et okei, 8 hakkab tööpäev. Ma usun, et töö juures tekib samamoodi, kui 8 lähed tööle, siis see esimene tund on möödas, siis töö juures tekib esimesega niuke, mis täna saab või mis niuke. Et mingi siuke nagu kerge siuke tujulangus võib-olla tekib, kõik oleneb ka töökeskkonnast muidugi. Ja see kandub ka meie igapäev ellu. Et too see nagu sinna, et võib-olla see muudab ka nii-öelda tööl käimist ja töökeskkonnas olemist. Et varasemaks või siis vii üldse õhtusemasse aega. Muidugi mitte liiga hiljaks. Õhtusemasse aega, kas siis nii-öelda, kui on vaba päev, siis näiteks sinna 2 tundi enne tööpäeva lõppu, meil on tavaliselt tööpäev lõpeb või kuskil sinna kanti, siis ei ole veel see väsimus langenud. Ja miks just sinna tööpäeva lõppu? Sest seal ka alateadlikult me hakkame nii-öelda töötama sinna suunas. Et mott tõuseb meil uuesti üles, motivatsioon tõuseb meil üles, et tööpäeva lõpuni ei ole enam palju jäänud. Ja enne tööpäeva lõppu, kõik oleme muidugi inimesest, tuleb meil järsku nagu siuke tuhin peale, et töövoog järsku nagu kasvab. Joon või selle teha, viin selle sinna, toon selle sealt, mis iganes see. Et meil motivatsioon kasvab see tööpäeva lõpus, et me jõuame natukene ära teha. Terve päev olime siuksed loiud ja võib-olla vedelesime, et väga ei viitsi ja liigud aeglaselt ja tööpäeva lõpus tuleb see viimane tuhin veel. Et see on võib-olla ka koolisüsteemist kuskil peale jäänud. Et kui koolisüsteem suure tõenäosusega on meisse selle kodeerinud ja nii-öelda sealne keskkond, et kui tulevad nagu testid, eksamid, siis me venitame nende testide tegemisega kuni viimse hetkeni, kus me nüüd peame need ära tegema. Meil on kuid, nädalaid, päevi aega valmistuda või teha mingid, ütleme, koolipõhiselt siis mingi töö või asi ära või testiks valmistuda ja me ei tee seda. Ja siis, kui on jäänud see mõni tund, kus siis hakkame rabelema. Et kes kooliaegast mäletab, minul endal on seda olnud kohe kindlasti. Ja siis hakkame rabelema, siis teeme ära. Ja siis vaatame, et nii vähe aega võttiski, et saigi tehtud. Aga venitasime terve see aeg. Et ma usun, et seal on need mustrid on sees. Et jaa, üks asi aitab kindlasti, et ma soovitan too enda seda backtestimise aega too siis varasemaks. Ja ära backtestimisega ka liiga hulluks mine. Et mõtlen hulluks selles suhtes, et sa nüüd istud arvuti taha ja teed siis backtestimist ma ei tea, seal 4 tundi järjest. Ei. Tee võibolla tund, poolteist, 2 maksimum järjest seda backtestimist. Siis tee paus, mine lõõgastu, puhka silma, puhka mõtet, puhka aju. Siis mõttetegevus jõuab ka järgi sellele backtestimistegevusele. Ja need mustrid, mida sa nägid seal välja joonistumas, isegi kui sa märkisid ühte, see kogu asi mängis välja teisiti. Ehk et võib-olla läksid seal tehingud rohkem kaotusesse ja kõik niimoodi. Et see backtestimine töödanud toiminud, see strateegia teoreemi ei tööta, siis andes piisavalt aega selle infol kohale jõuda, siis hakkavad mingid mustrid hakkavad samamoodi alateadus hakkavad nagu paika minema just kui pusletükid. Ja järgmine kord, kui sa tuled võib-olla samal päeval uuesti nagu backtestima, et tekkis mingi mõttekõlks pähe, et oota, ma uurin seda asja. Ja miks sa tuled uurima? Sellepärast, et mingid pusletükid läksid kokku ja tekkis huvi. Ja siis sa tuled uurid, vaatad, ongi kinnitus. Et anda ka seda puhka aega enda ajule, et mitte minna hulluks. Ma ise olen ka alguse hulluks läinud, kus ma tegin ka backtestimist, istusin arvutada ja panin niisugused 6 tundi, 10 tundi peaaegu jutti. Ma võib-olla käisin sõin, peaaegu jutti. Ja kas ma siis arenesin rohkem või liikusin edasi rohkem selle 10 tunni jooksul? Kohe kindlasti mitte. Kohe kindlasti mitte. Sest lõpuks ma hakkasin mingit rumalusi märkima graafikule ja üsna kiiresti kogu selle backtestimise käigus hakkasin märkima hoopis teisi asju, mida ma
tuli nüüd see back testima. Tulin back testima võib-olla support resistantit ja lõpus märkisin order block ja fairway'le käppe. Täiesti mõtete back testimine. Null infot, mida pärast nii-öelda üle veel töödelda, kui selleks vajadust on, et saada see kinnitus enda teoreemilise strateegiale. Et panna ka enda back testimise jaoks paika need reeglid, millast teed, kaua teed ja ka see sisu, mida sa back testid. See kas või väga algeline strateegia või kas või see teoreem või mõte, idee. Pane see ka kirja. Et, ja siis vaata paberile. Soovitatavalt see paber võiks sul ees olla, kus sa kirja pannud selle. Vaata paberile, et mida sa nüüd pead seal graafikutel märkima, mida pead sa jälgima. Sest olles kuulnud erinevad teoreeme, kontseptsioone, kõik asju, siis meie silm ja mõistus püüab neid, kui me oleme neid natuke näinud ja kuulnud. Ja meil tekib tahtmine neid ka märkida, aga ärge märkige neid, vaid jääge kindlaks enda selle back testimise nii-öelda siis kavale. Et testige seda, mida testima tulite. Siis teie see info ja tulemused tulevad ka õiguspärasemad. Vot, kurk läheb kuivaks, päris palju räägitud. Tunnike täis, vaatan, rohkem küsimusi ei ole. Loodan, et kõik saite oma vastused. Kolmapäeval teeme siis sarnase kõne. Ootan teiepoolseid küsimusi. Võite kirjutada need juba varasemalt, kas või privaatselt, Discordi, Telegrami või veel parem võtke need siia kõnesse kaasa. Kolmapäeval siis ja teeme veel ühe siukse ägeda ja terve kuu vältel kõik siuksed ägedad kõned. Et maksimaalselt väärtust saaksin anda teile tagasi. Tulenevalt siis enda õpitud infost, enda teekonnast, kogemustest. Et lühendada teie seda teekonda ja need valulikke kogemusi. Et teie õppimine ja edasliikumine oleks siis edukam ja hüppeliselt kiirem. Vot, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis tõmbaks siinkohal otsad kokku. Mina tänan teid. Soovin teile superägedat nädala jätku. Kohtume teiega kolmapäeval ja valmistage ennast ette, võtke küsimusi kaasa ja näeme seal. Tšau, paka!